mina räägin suhteliselt põhjalikult elektrolüüsist ja korrosioonist. Seega minu ettekanne on ikka päris teoreetiline. Ütleme siis nii, aga ükski praktik ei saa ilma teoreetiliste teadmisteta hakkama. Teoreetik võib rääkida, nii on, aga praktik peab seda teadmist ka rakendama, nii et ma loodan, et sellest on abi. Ja kui mulle pakuti seda võimalust eelmine suvi, siis ma kõigepealt erinevates internetiportaalides käisin natuke ringi ja uurisin üldse selle kohta, mida seal laeva, ütleme, omanikud ja kasutajad siis räägivad erinevatest elektrolüüsi ja korrosiooniprotsessidest. Ja ma ei kohanud mitte ühtegi korda sõna korrosioon, kuigi minu arvates tihtipeale just korrosioon on erinevate siis materjalide hävimise põhjuseks. Ja siis ma üritan siis teha selgeks, mis võiks see erinevus teoreetikute koha peal siis olla. Nii, ma olen Liis Siinor, pärit Orissaarest. Peale Orissaare gümnaasiumi lõpetamist läksin Tartusse Tartu Ülikooli keemiat õppima. 2010. aastal jõudsin siis nii kaugele, et kaitsesin doktoritöö järgmisel teemal. Adsorption genetics of ions at bismuth single crystal planes from aqueous electrolyte solutions and room temperature ionic liquids. Ja selle võrra mu igapäevane teadustöö ei ole seotud elektrolüüsi ja korrosiooniprotsessidega, kuid erinevad laenguülekandeprotsesside geneetika ja siis limiteerivate staadiumite väljauurimine, aga küll. Et niisuguse kõrvaltöö tulemusena siis ma sain sellest jagu küll, mis siis täna toimuma hakkab. Kas see pealkiri eesti keeles on? See ongi, et töö pealkiri. Ei, aga tõlgime selle eesti keelde nüüd maarahva keeles. Ühesõnaga, vismutelektroodil toimuvate protsesside uurimine. Need on siis ioonsetest vedelikest ja erinevatest elektrolüüdilahustest. See, mis on elektrolüüdirahus, sellest ma räägin täna. Ioonsetest vedelikest ma küll täna ei räägi, aga tegelikult see on niisugune päris palju lubav teema ilmselt tulevikus, et ma võin sellest mingi teine kord pikemalt rääkida, mis see täpselt on. Või kas... Kuidas me tõlgime aqueous solutions? Aqueous solutions on vesilahused. Ja siis minu ettekanne on siis koosneb järgmistest osadest, et kõigepealt on teema püstitus, et miks üldse elektrolüüs ja korrosioon merevees ja miks need üldse toimuvad. Siis räägin erinevatest ennetamisviisidest, on erinevaid näiteid, siin on küll nii pime, ma ei tea, kas nagu midagi kaugemale jõuab, aga põhimõtteliselt näitan paari asja. Ja siis lühike kokkuvõte. Keemia on üldse siis teadusharu, mis jaguneb erinevateks uurimissuundadeks, et esineja isikliku eelistuse põhjal on toodud siia praegusel hetkel sellised põhilisemad või millest räägitakse üldjuhul rohkem. Aga elektrolüüsi ja korrosiooniprotsessidega tegelevad siis elektrokeemia ja anorgaaniline keemia. Nende vahel on selget piir üldiselt väga raske tõmmata, sest elektrokeemia ja anorgaanilise keemia uurimismeetodid väga tihti kattuvad ja ka uurimusobjektid. Vahe on siis selles, et anorgaaniline keemia tegeleb ainult anorgaaniliste ühenditega toimuvate protsesside uurimisega. Elektrokeemia, mina olen siis elektrokeemik, on tehnika ja teadusharu, mis käsitleb keemiliste reaktsioonide ja elektriliste nähtuste vahelisi seoseid. Ei ole piiritletud ühendite aineklassi kuuluvus, kas siis on tegu anorgaaniliste või orgaaniliste ühenditega, aga lahuses peavad olema laetud osakesed ehk ioonid. Kui uuritakse siis nende laetud osakeste ja metalli vahelisi protsesse, siis on tegemist lahus metall piirpinnal toimuvate protsessidega. See on siis juhul, kui mingi ese on asetatud vette ja seal on siis mingisugused laetud osakesed. Edasi siis tegeletakse õhk-metall piirpinnal toimuvate protsessidega, mis on näiteks meid ümbritsevasse atmosfääri asetatud metallesemed, kus siis toimuvad erinevad protsessid ehk siis korrosioon näiteks. Ja siis lahus õhk-piirpind. Teine kriteerium elektrokeemiliste uurimiste juures on see, et reaktsiooni käigus peab toimuma laengu ülekandeprotsess, kus siis laengut antakse üle kas ioonilt ioonile, metallilt siis lahuse sisemusse või lahuse sisemusest metallile. Lihtsamas keeles on see põhimõtteliselt
elektroni vahetusprotsess, kus siis ühe reaktsiooni käigus vabanevad elektronid ja teise reaktsiooni poolt need siis lihtsalt seotakse. Laenguülekande protsessid on teise sõnaga siis redox-protsessid. Nad toimuvad kahe eraldiseisva osareaktsioonina, kuid sellist olukorda ei saa olla, kus toimub üks ja teist ei toimu, sellepärast et kui ei ole reaktsiooni, kust vabanevad elektronid, siis ei saa ka toimuda reaktsiooni, kus nad seotakse. Ehk siis nad toimuvad alati käsikäes. Redutseerimisprotsess on siis see, kus oksüdeerija liidab elektrone ning tulemuseks on reaktsiooni saadus. Ja oksüdeerimisprotsess on siis see, kus redutseerija loovutab elektrone, tulemuseks on siis reaktsiooni saadus ja teatud hulk vabanevaid elektrone. Nii, siit tuleb see erinevus siis, mida ma kohe alguses tahtsin välja tuua, et elektrokeemia või üldse definitsiooni seisukohalt on, kui reaktsioon toimub läbi tänu välise vooluallika poolt tekitatud pingele, on tegemist elektrolüüsiga. Ning kui redox-protsess on ise vooluline ning reaktsiooni käigus tekkinud voolu on võimalik mõõta, siis on tegemist korrosiooniga. Tõestamaks, et antud teema on äärmiselt aktuaalne ja keeruline, on toodud järgmised numbrid, et 2011. aasta algusest kuni senimaani on avaldatud üle 47 000 korrosiooni ja üle 11 000 elektrolüüsi käsitlevat teaduslikku publikatsiooni. Need numbrid on muidugi termini põhise otsingu tulemusel saadud, ehk siis artiklis on kasutatud siis vastavat terminit. Elektrokeemia alastel konverentsidel on alati üks sektsioon ka korrosiooni uurimisele näiteks, et kogu aeg teadustöö sellel alal endiselt käib. Tööpõld on väga lai. Miks? Sest korrosiooni ja elektrolüüsi protsessid on keerulised ja varieerida saab väga suurt hulka erinevaid parameetreid. Keerukad sellepärast, et protsessid toimuvad läbi erinevate vaheetappide. Meie, nagu ma näitasin ka eelmisel slaidil, üldjuhul täna ja õppetöös kasutatakse sellist varianti, et üle läheb 2 elektroni ja saadus on see, aga reaalselt looduslikus keskkonnas ei toimu see kunagi niimoodi. Alati on mingisugused vaheetapid, nad läbivad näiteks 5 erinevat etappi, on mingisugused kompleksid ja nii edasi ja siis lõpuks alles jõuab siis nii kaugele, et asi hakkab, ütleme siis, eseme pinnale siis tekib rooste näiteks. Ja miks siis saab nii palju erinevaid parameetreid varieerida? Varieerida saab seda, et erinevate metallide puhul toimuvad protsessid erinevalt. Erinevates keskkondades toimuvad protsessid erinevalt. Kas on tegu agressiivse keskkonnaga, ehk siis kus on nagu merevesi, kus on hästi palju ioone, halogeene, kloriide, bromiide ja nii edasi. Kas tegu on happelise, aluselise, neutraalse keskkonnaga? Kas selles lahuses on lahustunud erinevad gaasid ja nii edasi, sest see kõik absoluutselt mõjutab korrosiooniprotsessi kui sellist. Ja siis ka elektrolüüsi protsessi. Et seega töö antud vallas käib suure hooga. Miks elektrolüüs ja korrosioon eriti intensiivselt toimuvad just merevees? Sest merevesi on erinevate soolade ja veesegu. Suur hulk sooladest on dissotseerunud ioonideks. Tänu millele siis merevesi on elektrolüüdilahus. 99% merevees esinevatest ioonidest on siis kloriid, naatrium, sulfaat, magneesium, kaltsium ja kaalium, mis kõik on, mis kutsuvad kõik esile üldiselt suuremal või vähemal määral korrosiooniprotsesse. Eelpool nimetatud siis soolade või ioonide suhteline sisaldus on erinevates ookeani või merede osades konstantne, varieerub vee osakaal. See, et sõltuvalt merepõhjast, sõltuvad veekadudest ja sõltuvad puhta vee juurdevoolust. Et üldiselt ookeanis on siis soolasisaldus keskeltläbi 35 grammi 1000 grammi vee kohta, mis ma loodan, et keegi siit pudelist enne ei joonud arvatesse, et see on vesi, see on mul tehtud, ma mõõtsin umbes 35 grammi 1 kilogrammi vee kohta, et see on
väga soolane. Läänemeres on siis näitaja umbes 10 grammi 1000 grammi kohta, vabandust, ja siis Punases meres oluliselt suurem. Ja lisaks siis erinevatele sooladele on lahustunud suur hulk erinevaid gaase, mis üldjuhul siis soodustavad korrosiooniprotsessi. Nii, eelpool sai siis öeldud, et merevesi on elektrolüüdilahus. Elektrolüüdilahuse moodustavad üldjuhul siis alused, happed ja soolad. Elektrolüüt on keemiline ühend, mis elektrolüütilise dissotsiatsiooni käigus laguneb vees või mõnes teises lahustis lahustumisel vastasnimeliselt laetud ioonideks. Ehk siis positiivsed on kationid ja negatiivsed on siis anioonid. Hästi dissotseeruvaid aineid nimetatakse tugevateks elektrolüütideks, mis dissotseeruvad täielikult, ehk siis lahuses on ainult ioonid. Ja nõrgad elektrolüüdid on siis osaliselt dissotseerunud, on tasakaal mitte dissotseerunud molekulide ja dissotseerunud ioonide vahel. Tüübilt siis nimetatakse neid binaarseteks, ternaarseteks ja kvaternaarseteks, ehk siis kas dissotseerumisel tekib siis üks kation, üks anioon või siis tekib 2 katiooni, 1 anioon või siis 3 katiooni, 1 anioon näiteks või siis vastupidi. Nii, tuleb rääkida veel protsessi soojusefektist, et ioonilise kristallvõrega ainete või molekulide lõhustumiseks tuleb kulutada suur kogus energiat. Seega kristallvõre lagunemine on endotermineline protsess ehk soojuse neeldamisprotsess. Nüüd tekkinud ioonid veemolekulidega sidumisel solvateeritakse, siis eraldub solvatatsiooni energia, mis on eksotermiline protsess. Selle tõestuseks on see, et kui näiteks tavalist naatriumkloriidi keedusoola lahustada vees, siis vesi läheb külmaks. Aga kui mingit hapet näiteks vette valada ja seda segada, siis lahus läheb vastupidi väga kuumaks. Ehk siis neid jõudusid, mis on vaja lõhustada, on vähem kui siis kristalliliste näiteks naatriumkloriidi puhul. Ja suure hulga liikuvate laengukandjate tõttu juhib siis merevesi või üldse elektrolüüdilahus hästi elektrit. Nii, üks pool on räägitud, ehk siis lahuse pool on räägitud. Nüüd tuleb metalli pool. Miks siis see metallidega kõik toimub? Et metalli keemilised omadused sõltuvad aatomehitusest. Kõik algab sellest pihta, kus kohas metall perioodilisustabelist paikneb, sest metallil on omadus loovutada väliselt elektronkiilt elektrone, tekitades sideme mõne teise elemendiga. Ja selleks heaks mõõdupuuks on ionisatsiooni energia. See on siis minimaalne energia, mis on vaja elektroni eemaldamiseks gaasilises olekus ergastamata aatomi kõrgemalt energiatasemelt. See tähendab seda, et kui liikuda perioodis vasakult paremale, siis tuumalaeng kasvab ja elektrone tõmmatakse tugevamini aatomi poole. See tähendab seda, et ionisatsiooni energia kasvab ja metallilised omadused seega vähenevad. Ehk siis elektrone on tuumakülest või elektrone on aatomist keerulisem kätte saada. Kui liikuda rühmas ülevalt alla, siis vastupidi elektroni kaugus tuumast suureneb, kuna elektronkihte tekib juurde, nad on nõrgemini tuumaga seotud, siis ionisatsiooni energia väheneb ja elemendi metallilised omadused kasvavad. Ja metalliaatomid moodustavad tänu metallilise sideme tekkele aatomite vahel korrapärase kristallilise ehitusega struktuure ehk siis kristallvõresid, kus aatomid paiknevad üksteisele nii lähedal, et neid ümbritsevad orbitalid kattuvad omavahel ja elektronid saavad terve kristallvõre ulatuses põhimõtteliselt vabalt ringi liikuda. Ja selle sama asja pärast on metallid head soojuse elektrijuhid, sest elektronid saavad siis liikuda kristalli sees. Kõrge sulamistemperatuur on tingitud sellepärast, et see metalliline side, mis on aatomite vahel, on väga tugev. Et kui võtta siin näiteks
raua kristalline struktuur, see tähendab seda, et iga rauaaatom on seotud 18 aatomiga. Kui võtta ta kõrval oleva aatom, see on samamoodi seotud 8 aatomiga. Ja selleks, et seda nüüd nagu kõike lõhkuda, see peab olema päris kõrge temperatuur või päris suur jõud. Metallid jaotatakse siis aktiivseteks, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseteks metallideks. Aktiivseid metalle lihtainetena väga tihti ei kasutata, kuna nad on lihtsalt ebapüsivad, reageerides siis hapniku või veeauruga või muude lahustitega. Nii. Metalli asetamisel vette toimub elektrokeemiline reaktsioon, mille tagajärjel kaotab vette asetatud metall suurema või väiksema osa oma massist ja kannatab seeläbi omaduste halvenemise all. Seega siis elektrolüüs on elektrolüütide lahuses elektrivoolu toimel kulgev redoksprotsess. Seega redutseerumine ja oksudeerumine kulgevad siis nende vastavate elektroodide pinnal. Katood on ühendatud vooluallika negatiivse poolusega ja sinna on tekitatud elektronide ülejääk. Seega elektrood on negatiivse laenguga ja seal toimub redutseerumisprotsess. Nii, anood seevastu on ühendatud vooluallika positiivse poolusega ja sinna on tekitatud elektronide puudujääk. Seega katood on positiivse laenguga ning seal toimub oksüdeerumine ehk lahustumine. Seega, et kui tekib olukord, et metall on ühendatud siis vooluallika positiivse poolusega, siis ta suure tõenäosusega hävib. Nii. Mis juhtub siis elektrolüüdi käigus elektroodidena kasutatavate metallidega? Anoodina kasutatav metall vooluallika positiivse poolusega ühendamisel lahustub ehk oksüdeerub. See tähendab, et lahusesse lähevad metalli kationid ja teatud hulk elektrone. Seejärel siis need positiivselt laetud ioonid liiguvad negatiivse elektroodi suunas ehk siis katoodi suunas ja sadanevad katoodil, liites sealt endaga elektrone. Üldjuhul, kui on pinge väga suur, siis ei pruugi katoodil sadeneda anoodil lahustunud metall, vaid võib tekkida veekatoodne redutseerumine ehk siis eralduvad OH-ioonid ja lahus seal elektroodi ümbruses muutub aluseliseks. Nii, põhimõtteliselt ma üritan seda nüüd teha. Et selleks on mul siin üks keeduklaas, kus on sees seesama vesi, mille ma kodus valmis tegin, kus on siis umbes 35 grammi tavalist keedusoola ühe kilogrammi vee kohta. Siia ma lisan natuke fenolftaliini, mis on lihtsalt indikaatoriks, mis siis happelises keskkonnas jääb värvituks ja aluselises keskkonnas muutub roosakaks. Üldjuhul öeldakse, et panna paar tilka, aga ma panen nii palju, kui läheb. Et selle kuna ta reaktsiooni idee poolest mingit pidi ei muuda, siis ei ole oluline selle kogus. Piisab lihtsalt sellest, mis on öeldud. Nii, siis mul on siin patarei, 9-voldiline patarei, kus siis on positiivse poolusega ühendatud vasknael ja negatiivse poolusega ühendatud sinknael. Nüüd, kui ma nüüd panen ta siia lahusesse, kas siin on näha, et siin on nii tume, ma panen siit midagi. Ma panen ta. Nii, vaatame, kas ta nüüd on midagi näha. On näha, et siin konkreetselt läheb roosaks lahus, mis on selle sinknaela ümber. Ja seda ma mõtlesin, et ma pärast näitan juurde. Nii. Ja selleks tõestamaks, et see põhimõtteliselt ei sõltu, elektrolüüsi kulgemine ei sõltu selles mõttes metallilistest omadustest, vaid sõltub pigem sellest pingest, mis talle ikkagi peale antakse. Ma vahetan nad lihtsalt need poolused ära. Läks nüüd niipidi või? Ei, ma panin samasse tagasi vist. Ehk siis nüüd ma ühendan selle singitud naela positiivse poolusega ja vasknaela siis negatiivse poolusega. Need peaks toimuma kõik täpselt samamoodi, et sellel
vasknaelal on näha, et toimub see protsess ja lahus värvub punaseks. Mis tähendab, et kui elektrolüüsi puhul ei ole see põhimõtteliselt oluline või ei sõltu metalli iseloomust, kumb on siis katood või kumb on anood. Edasi. Kuidas siis seda üldiselt metallkerega laevadel siis ära hoida? Mina arvan, et üks väga suur ennetaja on lihtsalt õigesti paigastatud voolusüsteem vastavalt juhenditele. Teine suur võimalus elektrolüüsiga kokku puutuda on uitvoolud, mis on sadamates. Et kui laev läheb sadamasse ja ühendatakse seda sadamas siis kaivooluga, võivad laevani jõuda uitvoolud, mis hävitavad siis laevakeret, sest sisuliselt me oleme loonud sellega patarei, sest alused seisavad üksteise kõrval merevees, mis juhib hästi elektrit. Teistpidi, kui juhtub, et mõnel laeval on seadmetes lühis, siis maandusesse tekitatakse positiivne alalispinge ja seega, kui mina nüüd ühendan enda laeva kaivooluga, siis minu laev hakkab loovutama elektroone selle maanduses oleva positiivsele alalisvoolule, mis tähendab, kui ma loovutan elektrone, siis mu laev lahustub. Ja see on siis nii, et kui siis maandus on paigaldatud laevakere külge, siis hävib laevakere. Kui maandus on ühendatud mootori külge, siis hävib sõukruvi. Ja seda, et kuidas seda nüüd ära hoida, kuna ma olen teoreetik ja ma olen väga palju erinevat materjali lugenud, siis mina olen sattunud sellise asja peale, nagu on isolaator, millest ma kohe nüüd räägin. Et vältida on siis üks võimalus see, et konsulteerida erinevate inimestega, kui seda ise teha, et mingisuguseid voolu ringiühendatavaid seadmeid kas või paigaldada oma laevadele või siis õigetel alustel seda teha. Teine on siis see, et metallide otsese kokkupuute vältimine, et vältida siis juba alguses erinevaid elektronide ülekandeprotsessi, mis erinevate metallide puhul võib tekkida. Ja siis isolaator, mis võiks nagu idee poolest töötada, et ta eraldab siis kahte elektrisüsteemi omavahel. Üks on see, mis on see kaivool, teine on laeva elektrisüsteem. Ta koosneb ränidioodidest ja sinna võib olla lisatud kondekas. Ja see põhimõte on siis selline, et elektrolüüsiprotsesside pinge, nagu me siin edaspidi tegelikult ka näitan, on väga madal, ta on kusagil 0,6 volti või midagi sellist, ühesõnaga alla 1 voldi. Aga see pinge, mida saadakse kai vooluringist, on tunduvalt suurem. Seega need madalad pinged lihtsalt lõigatakse ära. Neid ei lasta nagu laevale ligi ja tänu sellele siis hoitakse ära see korrosioon või elektrolüüsiprotsess. Ehk siis elektrolüüsiprotsess ja selle tingitud korrosioon. Nii, korrosiooni võib kirjeldada kui materjali ja keskkonna pöördumatut reaktsiooni, mis üldjuhul viib siis materjali või ta omaduste hävinemisele. Seega korrosiooni mõjutavad ümbritseva keskkonna, materjali ja muud omadused. Korrosioon toimub elektroodi ja elektrolüüdi piiripinnal, millest ehk siis on metall lahus piirpind. Elektrood võib olla seejuures metallne, pooljuht, vedel, tahke, mis iganes. Elektrolüüdi ja lahuse piiripinnal toimuvad elektrokeemilised laenguülekandeprotsessid ehk siis elektronide vahetus. Metalli korrosiooni kiirus on tingitud üldjuhul metalli keemilistest omadustest, kas siis tegu on aktiivse või vähem aktiivse metalliga. Ümbritseva keskkonna omadustest, kas tegu on siis agressiivse. Agressiivsuse all üldiselt, kui ma seda kasutan, siis ma mõtlen, et kas lahuses on suures hulgas halogeene ehk siis kloriide, bromiide ja muud üldse nagu suurel hulgal ioone. Siis kas ta on happeline, aluseline, neutraalne. Suur tegur on korrosiooni kiiruse juures
hapniku, sellele, kui palju hapnikku on siis lahustunud. Sest hapnik võib olla korrosiooniprotsesside puhul tugevaks katalüsaatoriks. Ehk siis, mul on siin järgmine katse. Ma panin pühapäeva hommikul selle samasse soolalahusesse, lahusesse panin 2 naela ja 3. on lihtsalt sellises väikeses anumas, mis on pealt kinni pandud ja vatti lisasin selleks, et õhuniiskust lihtsalt, et vatt imaks õhuniiskust. Selle naelaga ei ole juhtunud mitte midagi, võib tulla pärast vaatama. Nüüd nende 2 anuma vahe on see, et üks on lihtsalt parempoolne, see, mis on parempoolne minu poolt vaadates, on soolalahuses ja selle pinnal on toimunud ulatuslik korrosioon. Ja siin on selle soolalahuse pinnale valatud lihtsalt toiduõli, selleks, et takistada hapniku diffusiooni lahusesse. Ja sellel juhul on näha, et nael on oluliselt puhtam. Kõik katsetingimused olid selles mõttes võrdsed, et ma liivapaberiga käisin enne seda kõik nagu raudnaelad üle, et ükski nagu enne oluliselt rohkem korrodeerunud ei olnud kui teine. Nii et neid saab ka siit pärast uurida. Ja siis järgmine on siis, et erinevate metallide asetamisel soodsasse keskkonda loome sisuliselt patarei. Ehk siis, mis toodab elektrienergiat ühe galvaani elemendis oleva metalli arvelt. See on siis aktiivsem metall. Korrosiooni fundamentaalne kirjeldamine on üles ehitatud ühtlase korrosiooni põhjal, mille käigus siis objekt suuremal või vähemal määral hävib ühtlaselt. Looduses on ühtlast korrosiooni näha siis eelkõige suurematel raud- või teraskonstruktsioonidel, mis on paigaldatud ümbritsevasse eeldatavalt siis niiskesse atmosfääri. Lokaalset korrosiooni on avastada ja takistada keerulisem, kuna ta näiline ulatus on palju väiksem kui ühtlase korrosiooni puhul. Nõelkorrosiooni puhul siis tekivad metalli pinnale ja siis edasi sisemusse väikese diameetriga õõnsused. Lõhekorrosiooni puhul siis tekivad metalli pinnale lõhed ja galvaanilise korrosiooni puhul hakkab paarist korrodeeruma aktiivsem metall. Ühtlase korrosiooni puhul korrodeerub metall ühtlaselt kogu ulatuses. See tähendab, et üheski ruumipunktis ei saa öelda, et see metall on oluliselt tugevamini korrodeerunud kui üheski teises. Metalli pinnal on katoodsed ja noodsed osad, mis liiguvad siis polarisatsiooni tõttu teatud ajahetkedel erinevasse punkti. Ja kui nüüd vaadata ühtlast korrosiooni pikema aja jooksul, ehk siis voolutelg kokku suruda, siis on näha, et kogu pind on erinevatel ajahetkedel käitunud nii, et anoodi või katoodina. Miks see nii toimub? Polarisatsioon tähendab seda, et põhimõtteliselt mingi erilise põhjuseta laengud, ühesõnaga siis negatiivsed laengud kogunevad ühte ruumipunkti. Mingil järgmisel punktil, mingil järgmisel ajahetkel nad liiguvad teise ruumipunkti ja nii. Et selle kohta ei saa öelda, see ongi suhteliselt kaootiline. Seega ühtlast korrosiooni on suhteliselt lihtne avastada, mõõta ja seega, kui vaja, siis abinõude tarvitamisele võtmine on mõistlik ja võib takistada siis selle objekti hävimisest. Kasutada saab katoodset kaitset, millest tuleb juttu hiljem, värvimist või siis erinevate katetega, pindade katmist. Nõelkorrosiooni puhul siis tekivad metalli pinnale ja selle sisemusse väikese diameetriga augud. Nõelkorrosioon on ohtlik, kuna seda raskem on avastada ja ennetada kui ühtlast korrosiooni ning metalli on juba siis hilja kaitsma hakata. See on tingitud kas metalli pinda kaitsva oksiidikihi keemilistest või mehaanilistest efektidest, metalli pinna katmisel tekkinud defektidest või metalli struktuuri defektidest. Samas need defektid võivad olla mikroskoopilised võrreldes
ütleme mikroskoopilised heterogeensused võrreldes kogu pinna homogeensusega, ehk siis kui kogu pind on ühtlane ja näiteks kui võtta siis seda metalli struktuuridefekti, et kui juhtub, et metalli siis struktuuris on üks aatom näiteks puudu, siis see on näiteks kogu pinda arvestades väga väike defekt. Aga sealt hakkab kõik pihta. Nõelkorrosiooni soodustab siis keskkonna keemiline koostis ja eriti siis halogeenide olemasolu lahuses. Kuna nad on suure efektiivse laenguga, ehk siis nad on väikesed ja nendel on -1 laeng, siis nad soodustavad seda protsessi. Defekti pindala on võrreldes siis ülejäänud pinnaga palju väiksem, seega anoodi pindala on palju väiksem kui katoodi pindala ja see siis soodustab selle korrosiooni teket. Reaktsiooni käigus siis selles anoodi alas pH väheneb, keskkond muutub korrosiooni poolt tekitatud augu sisemises happelisemaks, mis omakorda siis soodustab või reaktsioon ägeneb. Siin on siis skeem selle kohta, et anoodselt pinnaosalt on siis elektronid suunatud katoodsele pinnaosale. Sellega, et elektronid on suunatud eemale, lähevad kationid lahusesse ja tekib auk. Katoodi pinnaga ei juhtu midagi, seal toimub lihtsalt vee katoodne redutseerumine ja tekib siis OH-ioonid, mida me siin ka siis veidi aega tagasi nägime. Kuidas siis seda üldiselt siis ennetada? Võiks öelda, et õige materjali valik vastavalt kasutusalale oleks kõige olulisem, aga võib olla nii, et tootja on veendunud oma materjali headuses, kõik parameetrid näitavad seda, et see on ideaalne materjal, aga materjali kasutusele võttes tulevad alles erinevad vead välja, nii et mina näiteks tootjana võin teada, et ma kasutan täiesti õiget materjali, aga lõpuks tuleb välja, et see ei ole päris hea. Materjali valikust siis nii palju, et mul on siin kõrvale toodud üks pilt, mis on alumiiniumpinnast. Siin on 100 mikromeetrise diameetri kauk umbes, see on siis 10 astmes -4 meetrit. Ehk siis, kui on üks koht, kus on näiteks neid auke hulgaliselt ja tekib siis korrosioon ja need hakkavad järjest süvenema, siis see objekt võib lihtsalt pinge all mingis kohas järgi anda sellest kohast. Et see on siis just see, miks see lokaalne korrosioon on äärmiselt ohtlik. Siis pH vähenemine, halogeenide kontsentratsiooni suurenemine, temperatuuri kasv ja kõik see on tõestatud, et ütleme siis soodustavad korrosiooni ulatust. Aga kui kasutada seda looduslikus keskkonnas, siis ilmselgelt see kontrollimine on põhimõtteliselt võimatu. Nii palju ainult siis, et kui teada, mis tingimused seda objekti nagu ees ootavad, et siis kohe võtta vastavad siis katoodne või anaadne kaitse siis kasutusele. See viimane neist on siis, mis ma olen leidnud, on roostevaba terase üks roostevaba teras, mille kohta on siis öeldud, et ta on vastupidavam nõrkorrosioonile kui ülejäänud. Lõhekorrosioon tekib siis kohtades, kuhu ümbritseval keskkonnal ehk hapnikul on piiratud juurdepääs. Need on näiteks eri detailide liitekohad või tihendite ja metalli liitumiskohad või siis materjalide efektidest tingitud praod ja nii edasi. Siis tekib sisuliselt kontsentratsiooni-element, kus lõhe tekkimise alas esineb hapniku puudujääk võrreldes muu pinnaga. Ja selles alas ei saa siis toimuda sellesama hapniku katoodset redutseerumist ja see ülejäänud pinna saab see toimuda. Ja siis see ala, kus on see hapniku piiratud juurdepääs, hakkab käituma anoodina ja siis ülejäänud ala katoodina. Et selle tulemusena siis tekivad metalli pinnale praod ja kõik kontsentratsiooni elementidest tingitud korrosiooninähtused on väga agressiivsed ja nad võivad siis põhjustada metalli ulatuslikku hävimist.
kuna need protsessid on äärmiselt kiired, et on öeldud, et nad võivad olla siis 10–100 korda kiiremad kui ühtlane korrosioon. Siin on siis ka skeem, et kui lahuses on olemas näiteks kloriid, sulfaat, bromiid, erinevad siis halogeenid, lisaks sulfaat, siis eriti roostevaba teras ja alumiiniumsulamid, kus siis metalli pinnale on moodustatud selline passiivne oksiidikiht, mis kaitseb seda pinda, on just tundlikud sellele lõhekorrosioonile elektrolüüdirahuses või siis atmosfääris, kuna selles kaetud alas tekib siis hapniku puudujääk võrreldes muu pinnaga. Siis ongi, et elektronid hakkavad liikuma katoodi osale, sest seal saab toimuda see hapniku või vee katoodne redutseerumine ja siis selles kaetud alas toimub siis metalli lahustumine. Ja kui selles lahuses on siis olemas, kuhu objekt on asetatud, on olemas need ütleme just halogeenid, siis kui sinna lõhealasse tekib rohkem neid positiivselt laetud katioone, siis need negatiivselt laetud joonid liiguvad järjest rohkem sinna alasse, see vähendab pH-d happelisemaks ja järjest tugevamini toimub see metalli lahustumine. Ja loomulikult on ka see äärmiselt siis tähtis, et see katoodi pindala on siis võrreldes anoodi pindalaga niivõrd palju suurem, et see soodustab seda reaktsiooni. Siin on üks pilt sellest, kuidas see siis nagu võiks välja näha. Ma olen siia ennetamise alla pannud siis kirja järgmised punktid, et materjali valik, aga sellest juba eelmise nõelkorrosiooni puhul rääkisin, et me võime valida õige materjali, kuid see ei pruugi olla ikkagi lahendus. Siis disaini poole pealt, et ei tohiks tekkida oluliselt neid kohti, kus siis metall on võrreldes muu pinnaga kaetud, ehk siis seal tekib siis hapniku puudujääk või ei tohiks pinnal olla seisva vee punkte. Siis seega neetide või poltide kasutamine võiks siis teatud nendes samades kohtades soodustada seda lõhekorrosiooni. Ja sarnaselt siis eelmisega on pH, halogeenide kontsentratsioon ja temperatuuri kontroll olulised, kuid kas nad on rakendatavad, see on iseasi. Ja saab siis kasutada kindlasti katoodset ja anoodset kaitsmist. Nüüd me jõudsime siis galvaani elemendi juurde, mis põhjustab siis omakorda korrosiooni. Seega siis metallide asetamisel elektrolüüdi lahusesse hakkab toimuma iseeneselik laenguülekandeprotsess, kus erinevatel metallidel on erinevad standardpotentsiaalid võrdluselektroodi suhtes. Et need on siis, mis on tegelikult järgmisel slaidil, ma näitan seda, et kui nad on juba merevees mõõdetud, et kõrgema standardpotentsiaali väärtusega elektrood on sel juhul positiivne elektrood ja siis korrosioonile vastupidavam ja antud süsteemis katood. Ja madalama standardpotentsiaali väärtusega elektrood on negatiivseks pooleks ja ta hakkab siis lahustuma, korrodeeruma ja käitub anoodina. Ja siin on siis, et metallide jada standardpotentsiaalide kasvu järgi langeb suhteliselt kokku hästi selle sama metallide pingereaga, mida ma juba enne näitasin. Et merevees siis mõõdetud tulemused siis kinnitavad seda eelmist väidet. Et kõige suurem korrosioonikindlus on siis kullal ja kõige väiksem magneesiumil. Tänu sellele siis magneesiumit ja tsinki tihtipeale siis kasutataksegi anoodidena, aga merevees siis on mõistlikum kasutada tsinki, kuna magneesium on äärmiselt reageerimisaldis. Jah, see oleks variant muidugi. Seega kordamine on siis tarkuse ema, et elektronide voog on siis suunatud anoodid katoodile, seega siis anood lahustub ja katoodil siis kas sadenevad lahustunud ioonid või siis toimub
vee katoodne redutseerumine. Nii. Ja siin on siis illustratiivselt välja toodud üks katoodi ja anoodi reaktsioon, kus siis alumiinium pinnale on sisse keeratud roostevaba teraskruvi ja olenemata sellest, et see alumiinium pind on värviga kaetud, hakkab seal toimuma korrosiooniprotsess, kuna alumiinium on aktiivsem metall. Roostevaba terase polliga sellisel juhul ei juhtu mitte midagi, vaid ta pinnal toimub lihtsalt vee katoodne redutseerumine. Nii, ja nüüd ma üritan teha järgmist asja. Keemia puhul lihtsalt kunagi ei tea, kas nad tulevad välja või tule. Nii, nüüd mul on siin samamoodi keeduklaas lihtsalt selle sama mereveega. Siin mul on tester ja kuna ta on lihtsalt õhu käes, näitab see igatpidi nulli. Ja kui ma nad siis asetan siia merevette, nii-öelda tehislikku merevette, siis ta näitab püsivalt 0,8 volti. Ja vool, kuna mul on pindalad väga väikesed, siis vool on suhteliselt väike. Vool on siis kusagil 1 milliamper. Nii. Nii. Selleks, et galvaani elemendi tekkimist siis vältida, tuleks äärmiselt põhjalikult läbi mõelda materjalide valik, et mida siis kokku panna omavahel ja mida mitte. Ühenduskohti siis võimalusel isoleerida või siis kasutada anoodset ja katoodset kaitsmist. Nii, korrosioonitõrjest siis nii palju, et katoodne töötlemine on siis see, mida äärmiselt intensiivselt kasutatakse. Et selle katoodse töötlemise põhimõte on siis selles, et kaitstav metall siis erimetallidest koosnevas süsteemis käitub katoodina. Seda saab läbi viia kas välist vooluallikat kasutades või lisades siis kaitstavale objektile ohveranoode. Lisavooluallika variantidena kasutatakse, või neid kasutatakse siis suuremate laevade puhul ja kaitstavale metallile antakse siis teatud hulk elektrone, et tagasi tõrjuda ta lahustumist. Ehk siis ta käitub anoodina, tänu sellele anoodina. Väiksemate objektide katmiseks piisab siis ohveranoodide kasutamist ja anoodide hulk sõltub siis metallist, kindlasti keskkonnast ehk siis merevee või üldse elektrolüüdilahuse kontsentratsioonist, temperatuurist, sellest, kui palju seal on näiteks tuult, lainetust, kõike seda. Aga ma olen leidnud sellise numbri, et alguspunkt võiks olla 1% laeva siis kogu pindalast. Ma ei tea, ilmselt praktikutena teate teie paremini, kas see on mõistlik. Kui kontrolli käigus selgub, et kaitstav metall hakkab siiski roostetama, siis tuleb kas suurendada anoodide hulka või siis hakata neid välja vahetama, sest teatud aja tagant anoodid lihtsalt reageerivad ära, eriti kui neid tõsta vahepeal see laev näiteks veest välja, siis õhu käes see reaktsioon on palju kiirem ja siis, kui uuesti siis vette lasta, siis oleks mõistlik tegelikult nad ära vahetada. Sellest ma tegelikult räägin, aga kõige tähtsam on muidugi laeva ahter, kus omakorda see sõukruvi ja laeva kere vahel siis tekib eraldi veel galvaani element. Ja üldiselt öeldakse vist, et 20% kogu nendest anoodidest võiks olla siis seal laeva ahteri pool. Ja kasu... Ei, üldiselt see on ikka oluliselt väiksem pinge, mis sealt tuleb, et ei, see ei ole mõistlik. Ja siis nende anoodidena kasutatakse siis kui kasutatakse seda vooluallika variandiga kaitsmist, siis on need kas kroomitud raud, titaan või mingisugused sellised metallide sulamid, erinevate metallide sulamid ja siis galvaanipaaride puhul siis kas tsink, magneesium, alumiinium. Ja nüüd siis anoodne töötlemine.
Selle käigus siis tekitatakse metalli pinnale kaitsev oksiidikiht välist pinget rakendades, ehk siis ta ühendatakse siis vooluallika positiivse poolusega, tekitatakse sinna elektronide puudujääk, tänu sellele ta hakkab veidikene lahustama ja metalli pinnale tekib passiivne selline oksiidikiht. Seda vist kasutatakse minu teada alumiiniumi puhul. Lisatud on ka katoode, seda kõike tehakse võrdluselektroodi suhtes, sest kui pinge läheb liiga suureks või vool läheb liiga suureks, siis see soodustab omakorda korrosiooni, et selles mõttes see tuleb seda väga täpsetes tingimustes läbi viia. Inhibiitor on aine, mis vähendab korrosiooni kiirust ja kulgemist. Inhibeerimise teel korrosiooni ennetamine on praktiliselt oluline, kuna inhibiitoreid igapäevaselt arendatakse edasi, lisades neid erinevatesse katmismaterjalidesse, värvidesse, lakkidesse, kuhu iganes. Ja inhibiitorite kasutamisel on siis oluline see, et oleks teada, kas on vaja inhibeerida anoodset reaktsiooni, katoodset reaktsiooni või siis on olemas ka muidugi inhibiitorid, mis on mõlema reaktsiooni jaoks segainhibiitorid, kuid üldjuhul oleks ikkagi oluline selgeks teha, kumb nendest protsessidest on ülekaalus ja tänu kummale siis korrosiooniprotsess üldse toimub. Pigem need on erinevad teatud metallide puhul. Ja korrosiooniprotsessi tagasitõrjumise efektiivsus sõltub siis inhibiitori kontsentratsioonist, lahuse pH-st, lahuses olevate agressiivsete osakeste kontsentratsioonist, metalli omadustest ja pinnast ja nii edasi. Nii, siis lühidalt anorgaanilisest katmisest, see on siis variant, kus siis metalli pinnale tekitatakse õhuke anorgaaniline kile, mis on spetsiaalse keemilisega koostisega, fosfaadil ja kromaadil põhinevad. Et fosfaadiga katmist kasutatakse erinevate rauasulamite ja hiljem siis värviga kaetavate teraste eeltöötlemiseks ja siis kromaatidega katmist kasutatakse kergemate metallide puhul. Katmise protsess on siis jaotatud erinevatesse etappidesse, et kõigepealt tuleb siis pind väga korralikult ära puhastada, sest ühestki kaitsmisviisist ei ole antud juhul kasu, kui sa kannad sinna pinnale mingisuguse kihi, aga seal all on ikkagi protsessi soodustav keskkond. Seejärel on siis pinna aktiveerimine, katmine ja järeltöötlus ja seejärel siis kontrollitakse selle pinna omadusi, homogeensus ja nii edasi. Metallikorrosiooni vähendamiseks kasutatakse ka orgaanilisi katteid, mille eesmärk ei ole siis ainult metalli pinna, kaitsmine, vaid ka tihtipeale metalli pinnale visuaalselt ilusama väljanägemise andmine. Üldjuhul koosneb siis orgaaniline katte 3 kihist, alumine, keskmine ja pindmine. Ehk siis esimesel kihil on väga suur tähtsus, kuna tänu selle kihi adhesioonile kinnitub siis orgaaniline kate alusmetalli külge. See sisaldab siis inhibiitoreid, mis ennetavad korrosiooni. Keskmise kihi eesmärk on siis anda sellele kattele lõplik paksus ja siis selles kihis takistatakse siis niiskuse läbilaskvust ja siis elektrilise vastupidavuse suurendamine. Pindmise kihi pealekandmine on seotud peamiselt värvi või siis läike andmisega. Samas kaitseb pealmine kiht ka keskkonnakahjulike mõjude eest. Metallidega katmine on siis üks tegelikult laialdaselt levinumaid meetodeid, muutmaks siis kaitstava metalli pinnaomadusi. Muudetakse siis pinna tugevust, kulumiskindlust, joodetavust, terksust ja nii edasi. Samas on katmise eesmärk parandada siis vastupidavust korrosioonile. Kõige vanem ja laialdasemalt levinud meetod on siis metalliga katmise viis. Ehk siis tehes seda nii, et kastes lihtsalt kaitseva metalli, sulametalli, mida kasutatakse siis tsinkimise puhul. Osade metallide puhul valmistatakse eelnevalt õhukesed kiled või õhukesed sellised kihid,
mis kaetakse siis teisele metallile ümber. Sellised popimad nagu või kaasaegsemad meetodid on siis keemiline vaakumsadestus ja plasmasadestus, kuid korrosiooni ennetamiseks need kindlasti ei sobi, sest see tekitatav kiht on suhteliselt poorne, et sealt lähevad igasugused korrosiooni soodustavad osakesed läbi. Ja metalli alusmetalli pinnale sadestamist, mis on sisuliselt elektrolüüs, millest me varem rääkisime. Nii. Ja siis nagu juba öeldud, siis hea katte saab siis kindlasti juhul, kui aluspind on korrektselt puhastatud ja üldjuhul, kui tal ei oleks neid igasuguseid suuremaid defekte pinnal. Kokkuvõtteks, et teema on äärmiselt aktuaalne ja protsessid on keerukad ja edasiarendusega tegeldakse igapäevaselt. Elektrolüüs on siis välise voolutoimel kulgev redoksprotsess. Korrosioon on iseeneslik elektrokeemiline redoksprotsess. Ja korrosiooni siis saab inhibeerida erinevate meetodi abil, ehk siis katoodne anoodne kaitse, anorgaanilise ja orgaanilise kihiga katmine, metallide katmine ja inhibiitorite lisamine. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei, see on erinevate, ma rääkisin mitte ainult metallide sadestamise juures ja sellega saab muuta erinevaid pinnaomadusi, aga see ei kaitse korrosiooni eest. See korrosiooni pilti näitas 2 alumiiniumplaat oli vastakuti. Kas see kuivas õhus võib ka tekkida korrosioon? Mida te mõtlete kuiva? Te mõtlete atmosfääri, meid ümbritseva atmosfääris? Ma mõtlen õhus nagu siin. Jaa, saab toimuda küll, sest õhuniiskus on piisavalt suur. Aga kui need seibid on seal vahel, siis ka see õhuniiskus? See sõltub sellest, millest need seibid on. Mis materjalist konkreetselt need seibid tehtud on. Et pakutakse välja erinevaid orgaanilisi selliseid tihendeid tegelikult. Aga kui kasutada metallseibe, siis ta peab olema kindlasti sellise arvestusega pandud, et seal ei tekiks eraldi galvaani elementi, et kumbki nendest ei hakkaks siis korrodeeruma. Jah, üldjuhul erinevaid, mis need on, need olid vist mingisugused mingisugused ränimaterjalid, mida need polümeerid, sisuliselt nagu plastmassi erinevad variandid, mida kasutatakse nende tihenditena siis. Jah, seibi kujuna. Üks küsimus veel, et anoodid või laevakirjal panna anoodest kaitsmaks seda, kas siis, kui need igaks juhuks natuke rohkem panna, kas sellest võib mingid probleeme tekitada, mingid teistsugust keemilist? Ei, kui on tegu ikkagi nagu puhtalt korrosiooniprotsessi või galvaani elemendiga, kui ei ole mingisugust võimalust, et selle laeva enda elektrosüsteem mingit pidi jookseb keresse või kuhu iganes, siis ei tohiks sellest midagi hullu olla, kui neid rohkem on pandud. Tegelikult inhibiitoritest ma väga detailselt ei tea, sest kuna see on üks eraldi orgaanilise keemia haru, mis nagu neid toodab tegelikult, aga inhibiitorid on sees erinevatel värvidel ja lakkidel niikuinii. Et ma ei oska kahjuks välja tuua kindlat konkreetset varianti. Kui laev teha roostevabast teradest, see on piisavalt hea lahendus või see on hallis? No eks roostevaba terasega on ka selline, et teda peab hooldama äärmiselt ettevaatlikult, et seal ikkagi need korrosiooniprotsessid toimuma ei hakkaks. Aga ma kujutan ette, et on ikka piisavalt kallis, jah? Mul on selline kogemus, et on magevee hüdrofoor, tünn, suhteliselt uus laev ja keevituskohtade pealt roostevaba
keevitus õmbus. Juba poole aastaga ikka korralikult hakkas roostetama. Tõenäoliselt need on siis kas siis need defektid, mis on sinna tekkinud, siis kas need materjali enda defektid või siis keevitamisel tekkinud defektid või midagi sellist. Et seda pinda on nii palju juba nagu deformeeritud siis sellisel juhul. See metalli struktuur on muutunud. Jah, näiteks jah. Kas üldse roostevaba teras on hea lahendus merel? Samuti selline kogemus veejahuti, refrigeratorsüsteemi jahuti. Suhteliselt vanal laeval oli niisugune silindriline tünn, sees kulgevad spiraalsed torud, kus läheb siis magevesi läbi ja sealt nende ümbert merevesi. Ja selle silindri otsad olid tehtud pronksi sulamist mingi. Ja need läksid katki. Otsustati asendada roostevabast terast, sest valmistatud treitud sellised taadrikud pandi. Aasta pärast võeti hoolduseks lahti ja nende taadrikute seinad, nende pind oli nagu ussitanud seent, lõikate pooleks, siis saate samasuguse pildi. Üldjuhul need pronksi kasutamine oleks igal juhul parem, selles mõttes, et ta on korrosioonile vastupidavam. Ja roostevaba terasega on tõesti see, et igasugused defektid juba, mis tulevad talle näiteks pinnale asetamisel, kui sa paned seda detaili paika või mida iganes. Kui sinna pinnale tuleb ju väike kraab, siis tõenäoliselt sisse, siis seal pinnas samas tekibki see kontsentratsiooni element, millest ma rääkisin, ja sealt hakkabki see hävima, see sama detail. Ja juba kui see roostevaba terasest näiteks see tünn on valtsitud mustast metallist nende rullidega, juba see annab. Jah, sest seal tekib juba eraldi see galvaanipaaride teema, et kumb on nendest aktiivsem ja kumb ei ole. Roostevaba tera, see ei ole hea lahendus. Ma ei tea, kas ma ütlen selle, ütlen niimoodi, et ei ole. Kui teda on eri marki ju. Jah, teda on väga erinevaid, et selles mõttes... Mõni peab happele vastu, aga mereveele ei pea vastu. No, happe ja merevesi on jah, selles mõttes väga erineva koostisega küll, jah. Tankerid, suured tankid on roostevabast teras spets koostisega. Aga sellel on, te mõtlete neid, mis on igale poole maa sisse või niimoodi? Keemiatankerid. Jah, nendel on konkreetselt kasutatakse siis seda katoodset kaitsmist. Tõenäoliselt erinevate näiteks kontsentreeritud hapete ja mis iganes ladestamiseks kasutatavate metallmahutitega, nendele on ühendatud konkreetselt vooluallika siis positiivne poolus, mis annab piisavalt palju elektrone ja see anoodne ehk siis see lahustumine või roostetamine ei saa toimuma hakata. See on... Inglise keeles. This 1%, is there any difference if we're talking about steel vessels or aluminium vessels? Actually, this is one fact that I found. I'm not sure. I think that there might be a difference, yeah. I think it should be, yeah. But I think that this was for aluminum vessels. I think that.